COVID-19 ehk koroonaviirushaigust põhjustab SARS-CoV-2 koroonaviirus. Viiruse nimi koroona tuleneb ladinakeelsest sõnast koroona ehk kroon, sest läbi mikroskoobi vaadatuna meenutab viirus krooni kujutist. Viirus levib piisknakkusena ning sisenedes inimese organismi ühendab see ennast raku retseptori külge, mis lubab viirusel rakku siseneda. Olles raku sees põhjustab viiruse sees olev geneetiline informatsioon rakus uute viiruste tootmise. Uued toodetud viirused lahkuvad kehast hingamisteede kaudu, et nakatada uusi inimesi. Esimesed viited viirusest tulid 2019. aasta 31. detsembril, kui Hiina teatas, et Wuhanis on tuvastatud suurel hulgal juhtumeid tundmatust kopsupõletikust. Päev hiljem suleti Huanani kalaturg, hinnates seda viiruse põhjuseks. Nädala pärast avastas Hiina, et haigust põhjustab koroonaviirus. Alustades teed Hiina suurlinnast jõudis viirus vaid 6 ajaga kasvada 10 000 juhtumiks, olles tuvastatud nii Ameerikas kui ka Euroopas. Koroonaviirus on 96% sarnane viirusele, mis levib nahkhiirte seas ning seetõttu hinnatakse viiruse allikaks nahkhiiri. Täpsem informatsioon viiruse ülekandumisest inimesele ei ole teada, kuid arvatakse, et esmalt kandus see üle soomusloomale, pärast mida nakatas see inimest. Esimesele ebakõlale ametlikus versioonis viitab Hiina teadlaste uuring Wuhani haiglas. Uuring näitab, et 41 esimesest nakatunust puudus 14 nendest igasugune kokkupuude kalaturuga. Kui see uuring on õige, tähendab see seda, et kas viirus on tulnud kusagilt mujalt või hoopis inimeselt, kes oli juba varem nakatunud. Lisaks ei ole teada, et Huanani kalaturul ning selle läheduses oleksid üldse olnud nahkhiired, kellelt viirus oleks pidanud üle kanduma. Viiruse eest hoiatas juba varases faasis doktor Li Wenliang, kes Hiina poolt vaigistati ning kes ise hiljem samasse viirusesse suri. Kuigi ametlike andmete järgi oli Hiinas vähe nakatunuid ning viirus ei pidanud nakkuma inimeselt inimesele, rääkisid vilepuhujad teist juttu. Chen Qiuxi ja Fang Bin, 2 tuntumat vilepuhujat, jagasid internetis seda, kuidas haiglad olid massiliselt ülekoormatud patsientidest, mis oli tugevalt vastuolus Hiina ütlustega. Pärast haiguse avalikustamist maailmale läksid mõlemad vilepuhujad kaduma. Ekspertide hinnangu järgi oleks viirust saanud maailmas ära hoida, kui oleks õige info kohe maailmale teada olnud. Xi Shengli on Wuhani viroloogia instituudi direktor, kes töötas nahkhiirte kallal Wuhani laboris. Xi ja tema tiimi tööks oli uurida koroonaviiruseid ning seda, kuidas need inimestele levivad. 2015. aastal nende poolt avalikustatud paber kirjeldab sünteetilise viiruse loomist, mis kombineerib kokku SARS-viiruse ja nahkhiires leitava viiruse, mille tulemusel tekkinud viirus suudab nakatada otse inimesi ning seal ka ise paljuneda. Selle paberi peale avaldasid teadlased maailmas vastuolu. Näiteks hoiatas viroloog Simon Van Hobson seda, et kui see kergesti nakkav viirus peaks vabaks pääsema, ei tea keegi selle trajektoori ette ennustada. Lisaks eelnevale postitas väidetavalt Wuhani viroloogia instituudi teadlane nende lehele selle, et viirus on lekkinud laborist, kuid lükkas selle teooria hiljem ise ümber. Laboris siiski pidi midagi juhtuma, sest töötajate mobiilside andmed näitasid, et oktoobris ei kasutatud laboris mobiiltelefone. See võib aga viidata sellele, et laboris oli toimumas karantiin. Ei ole lihtne kindlalt öelda, kus viirus tegelikult valla pääses. Kui tõesti toimus oktoobris laboris karantiin, on lihtne seda kokku viia Hiina teadlaste uuringuga, et viirus oli varem kui detsembris juba ringi liikumas.
See viirus on nüüd osa meie igapäevaelust ka tulevikus ja kuigi meie tähistame piirangute vähenemist, on juba näha uut võimalikku juhtumite tõusu. Viirus ei kao kuhugi, kuniks kõik nakatunud on terved või leiutatud on vaktsiin. Praegune maailmas toimuv pandeemia näitab, kui kergesti hävinev võib olla meie tsivilisatsioon. Piisab vaid veidi rohkem surmavast viirusest, et tekitada globaalne katastroof. Võib loota, et see sündmus on olnud pigem kasuks inimkonnale ja õpetanud meid tegutsema õigesti tulevikus, juhul kui peaks tulema järgnev pandeemia. Tänan, et vaatasite.